Eestis hakatakse esmakordselt arendama viipekeele tõlkerobotit. See tõlgib eestikeelset kõnet ja teksti automaatselt eesti viipekeelde. Robotit saab kasutada igapäevastes olukordades, kus praegu tõlge puudub. Näiteks transporditeadetele lennu- ja rongijaamades, muuseumides ja uudistes, kus praegu viipekeelt ei ole. Lisaks kõnetõlkele on oluline keskenduda ka tekstilisele tõlkele, sest eesti viipekeelsetele inimestele on eesti keel võõrkeel. Projekti juhib Eesti Keele Instituut. Partneriteks on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut, STAK ja Texta. Projekti rahastab Riigikantselei Innovatsioonifondist. Eesti Kurtide Liidu esinaine Sirle Papp ütleb, viiplemisroboti arendamise idee on tänuväärne ja vajalik, kuna aitab tuua igapäevase info inimestele lähemale. Näiteks avalikes asutustes, ostu- ja tegevuskeskustes või transpordisõlmedes. Projekt toetab ligipääsetavama ühiskonna kujunemist ning suurendab kurtide inimeste võimalusi iseseisvalt infot saada. Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi keeletehnoloogia professor Mark Fissel ütleb, projekt on uurimisrühmale teaduslik väljakutse. Tehisintellektil põhinev viipekeele tõlkerobot loob aluse täiesti uue teadussuuna kujunemisele Eestis. Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia osakonna juhataja Kadri Vare sõnul on viipekeelne tõlkerobot osa laiemast missioonist. Eesti Keele Instituudi eesmärk on tagada, et eesti keel ja eesti viipekeel liiguvad koos digiajastusse. Tähtis pole pelgalt tehnoloogia, vaid ligipääsetavus ja võrdsed võimalused. Tõlkeroboti valmimisel on plaan seda testida koostöös kurtide kogukonnaga. Loodetavasti saab sellest alguse ka uus teadussuund, mis ühendab keeletehnoloogia ja viipekeele uurimise Eestis.